Aloha imelised seiklejad teisel pool ekraani, minu nimi Kristal Raalaksmi-Titt on ütlemas aloha jällegi imelisest San Diegost ja täna on väga-väga eriline päev, sest teisel pool ekraani on imeline Aive Tallinnast, kes on just jõudnud lõpusirgele finišisse sisemise pere coachingu programmiga ja ta on nii lahke, et täna on valmis jagama siis oma kogemusi, kuidas ja mismoodi tema siis seda seiklust koges ja mis ta siis soovitab teistel sellest kõrva taha panna ja millal siis ise liikuma hakata. Nii et suur-suur tänu sulle, Aive, selle nõusoleku eest jagada oma imelisi kogemusi. Tere tulemast ja kui siis võib-olla alustuseks ka, et inimesed oskaksid positsioneerida, kes sa selline oled ja millega sa tegeled. No nii, hei, tere ka sulle. Aitäh kutsumast. Ja see programm oli tõesti äge, aitäh sulle. Kes ma olen? Olen oma ematütar sündinud pühapäeval, aga tegelen ma IT vallas, ütleme siis niimoodi, või valdkonnas või alal laias laastus. Ja sa oled eelnevalt pikalt ka tegelenud väga palju tegelikult inimestega ja aidanud inimesi just ka kriisisituatsioonides. Nii et seetõttu ma usun, see programm sisemise perega aitas sul nagu võib-olla kõigepealt siis iseendast paremini aru saada ja nüüd ka võib-olla teistest isegi sügavamalt aru saada, et seal võib-olla tekkis nagu sihuke teine perspektiiv asjadele. Kuidas sa ise tunned? Ja tegelikult, kui nüüd selle nurga alt vaadata, siis hästi palju aitas see programm nagu, kuidas ma ütlen, endaga kontakti saada ennekõike. Ja nüüd, kuna see endaga kontakt on parem, siis mis selle kaudu muutus siis sinu elus? Mul on nagu selgem pilt, et kes ma olen, kes ma ei ole, mis on mul need mõttemustrid, mille peale käivitub võib-olla, mida ma ehk ei tahaks või siis vastupidi, mis mulle just nagu hästi kaubaks läheb rohkem, et muidu oli rohkem sihuke autopiloodil. Et see on nagu sihuke selgem pilt on endast, oluliselt selgem. Ei kao enam sinna võib-olla teiste taha, vahele, ümber, üle ära. Ja kindlasti on, mina ise tunnen sinuga toimetades siin just, et järjest rohkem on tulnud ka sellist julgust ennast kehtestada. Kuidas sa ise tunned, et just sihuke sisemine mees nagu läks siukseks puhevile kokku, et nüüd tuleb ikka hakata elama täiega? See on võib-olla sihuke asi, mida ma ise ei ole ehk tähele pannud nii palju. Sest mingite konfliktide vahel ikka nagu niimoodi natuke vangerdad, vaatad, issand olgu kiidetud, et ta tõde jälle sedapidi paista lasi. Otseselt või valeta ka, eks ju. Ja ei kui on ikka vaja, ikka ütlen otse välja, et kuule, vabanda, aga see variant mitte ühegi valemiga ei tööta. Enam ei tööta. Ja, seda küll, jah. Kui nüüd vaadata üleüldisemalt siis olukorda enne programmiga liitumist, kuidas ja mismoodi sa võib-olla olid kuulnud või toimetanud sisemise perega ja praegu, mis on siis see vahe? Kas ma pean sellele küsimusele nüüd kohe vastama? Jaa, oleks tore. Ja tegelikult sellega on ka niiviisi, et hästi põnevad protsessid olid. Mina arvasin, et paned nagu pohli, kõik tuleb hästi, halligi, tööd tuleb teha. Et need asjad nagu ei juhtu nagu iseenesest, mida arvasid küll, et tuleb niimoodi, tulebki iseenesest. Päris nii see ei ole. Mis on hästi hea, et sa hakkadki nagu tähele panema asju. Võib-olla ehk ei saa algul aru, millal keegi sõna võtab või mis on, aga ikkagi juba paned tähele, et midagi tuleb või midagi toimub. Et nagu oluliselt teadlikum on sellest teemast nüüd. Teadlikkus on suurem. Et on tekkinud selline võib-olla tugevam sisedialoog ja tänu sellele ka siis niisugune selgem arusaam, just nagu sa ütlesid, et kes sa oled ja kuhu sa lähed ja mis sobib ja mis ei sobi.
Just. ja siis võib-olla ka sealt see julgus nii-öelda siis rohkem väljendada, kui midagi ei sobi, sest see on ka niisugune vaata eestlaslik komme, et no ikka vaikselt moss-moss ja, ja selle vaiba alla ja ei räägi, kui päris silma ei torka, aga tegelikult pikas perspektiivis hakkab see ikka väga lohisema. Et on hea need asjad kohe ära koristada. Ja seda kindlasti jah. Et ei ole nii, et ainult reageerid mingitele asjadele, välistele situatsioonidele, vaid tõesti lähenedki nendele nagu teadlikult, et mis see praegu nüüd oli. Et ma ei pea siin ju enam niiviisi reageerima, et kui see asi minu jaoks ei toimi, siis ma saangi seda öelda, et vabandust, aga seda liivakooki tehke ilma minuta. Just. Nüüd, kui me vaatame tervet seda programmi, kuidas see siis oli meil läbikäimine üles ehitatud, et igal kuul oli meil siis üks online live kohtumine, kus siis saime siis selle kuu kas teemad läbi arutada või eelmise kuu, kui midagi oli jäänud veel. Ja siis oli meil rännak ja peale seda said see siis enda personaalsed siis juhised, kuidas toimetada oma teemadega, oma julguse harjutused ja asjad. Ja siis oli sul võimalus siis tähelepanekud kokku korjata ja kuu lõpus siis esitada kodutööna või nii-öelda siis kingitused endale, nagu meie seda kutsume. Kodutöö tekitab sageli inimestes tõrget ja seda pole vaja. Nii et kingitused endale ja kui selle ära tegid, siis minu poolt tuli ka tagasiside, et kuidas terve see protsess sinu jaoks ja sinu teemadega toimis? Hästi palju ma avastasin, ütleme need kodutöö või kingitused endale sellega seoses sellist mõnusat nagu mina nimetan seda õpilase mentaliteediks. Et ma pean kodutööd tegema, kas tõesti, mida ma sinna kirjutan? See kirjutamine nii ehk naa ei ole mul tugevaim külg. Mida ma kirjutan? Ei, ma tean, et see on vajalik ja tegelikult see ongi väga vajalik enda arenguks, enda olukorra kaardistamiseks, isegi hea vaadata. Õnneks ei või need vahekokkuvõtted, superluks. Mingid asjad lihtsalt lähevad meelest maha. Aga ikka kipuvad siis mingid asjad jääma ka viimasele minutile ja ülesanded olid erinevad, aga hästi lahedad ja tõesti siuksed toetavad. Mõni osutus pähkliks rohkem, mõni vähem. Mõni tundus siuke eriti lahe, seda õnnetust, kui ilma ei olnud. Tekkis mure, et ma ei saagi seda teha, ikka väga tõsine mure oli sel teemal. Et jah, see oli äge. Ja kuidas tagasiside, et kas tagasiside oli oluline osa sellest protsessist? Ja, väga oluline. Ja. Miks see oluline oli? Vaata sellepärast, et üks asi, mis mina arvan, kus ennast olevat. Jube tubli, eks ole. Teine asi on, sina vaatad seda nagu erapooletuna, et kuule, et selles kohas äkki teed natuke rohkem, aga selle koha pealt, et tubli. Mina olin mõelnud just võib-olla vastupidi, et ma tegin mingi asja enda meelest jube hästi ära ja teises kohas siis, et et ma ei tea, et äkki oleks vait, et see on nagu puudulikult tehtud. Et siuke mõnusalt erapooletu tagasiside ja hästi hea, et saadki aru, kus sa omadega oled. Ja mõned kuud olid sul ka sellised suured nii-öelda siis avanemised või avardumised, mis mõningatel inimestel võtab aastaid aega ja sul läks lahti, sa saad isegi aru, et see oli mingi väga eriline asi. Ja siis ma tõin välja veel, et kas sa tead, et see on praegu nagu väga suur asi nagu. Ja, nendega oli nende lugudega oli küll siuke lugu, et ma nagu väga hoolega mõtlesin, kas ma julgen jagada. Ma väga tõsiselt nendel ajahetkedel hakkasin iseenda vaimses tervises kahtlema. Et mina vist ei julge. Et see oli mulle üllatus, jah. Ja sellepärast ongi see tagasiside hästi oluline. Et sa saad nagu aru ka, et kus see siis omadega paikned nii-öelda. Jah. Väga hea. Nüüd ma olen natukene siis siuke teada-tuntud, kuidas öelda, radikaalselt aus
teejuht või coach ja mõningad on ka nii-öelda siis võib-olla virisenud sellepärast, et oi, et ikka liiga otse või liiga, et see on ikka teed liiga, et kuidas sinul nii-öelda siis nagu sa ütlesid, ennem me rääkisime, sa ütlesid, et selleks, et tangot tantsida on 2 poolt vaja. Absoluutselt. Kuidas see tango Kristal Raaga sinu jaoks oli, et kas oli liiga karm või kuidas sina tundsid sellega seoses oli? Minu jaoks see tango oli tango. Noh, mida tango kellegi jaoks tähendab, ma isegi ei oska seda teistmoodi väljendada, see oli tõeline tango ja kindlasti mitte ei olnud karm. Minu arust hästi toetav ja hästi leebe ja väga kannatlik. Kui ma ikka panin põõsasse nii, et oli pandud, no hästi, siis sa lasidki mul seal ragistada natuke. Sahisesid nii, et oli koht. Aga sa lasid mul seal võsas rahulikult siis ära ragistada, kuni ma olin nõus sealt välja tulema tegelikult. Minu meelest super armas, et väga kannatlik. Ja ei olnud karm. Vaidlen täiesti vastu, ma ei saa aru, millest sina räägid. Ja, et see võib ka olla sellest, et tõesti Aive, me oleme koostööd teinud väga palju aastaid ja väga palju minu erinevaid siis hulle asju, mis ma olen proovinud, sa oled alati eksperimentide hulgas esimeste seas reas. Need on huvitavad olnud. Oled kõike näinud, nii et selles mõttes jah, see karastab, et sul on see julguse muster võib-olla üle keskmise tugev, et väga lahe. Nüüd rääkides ka julgusest siin, et igaüks sai ka igal kuul siis oma julguse harjutused, et kuidas sul nendega nii-öelda siis rinda pistmine läks, et kas oli sihuke käkitegu või vahest ikka täitsa sügasid kukalt, et ei, no mina ei tea, kas mina ikka seda julgen teha. Kuidas sellega oli? See oli erinev. Et mõni asi oli käkitegu, mis võib-olla paistis üsna selline, et raske ettevõtmine. Aga samas, kuna on mingid teemad minu jaoks on väga suur ettevõtmine ja tegingi seal natukene mööndusi ja siis mulle mingid ajad ei sobinud. Et see teemad on erinevad jah, et ütleme pargis lehehunnikus mütata, inimesed käivad mööda, see oli nii lahe, see oli siuke mõnus provokatsioon, see mulle meeldib. Pargis puu otsas ronimine samamoodi, pole probleemi. Ja sul oli lahe katsumus, sa ise otsisid selle välja, et sul oli selline looduses ellujäämis väikene seiklus, nii et terve su sisemine pere sai kõik nii-öelda siis proovile pandud, et tahad mõne sõnaga sellest rääkida? See oli lihtsalt taustainfoks nii palju, et ma avastasin enda jaoks sellel suvel seljakoti matkamise. Aga tahaks nagu talvel ka minna. Ega nagu kogemust, eks ju ei ole. Ja siis see oli hea võimalus, see kursus lihtsalt, et saada varustusest ülevaadet ja tegelikult oli see hästi äge. Et stsenaarium oli, et olime metsa ära eksinud, oli kehv päev, varustust ei olnud, et tuli hakkama saada siis nii, nagu me olime. Me olime küll väga hästi varustatud eksinud. Ehitasime omal ise siis maja ja tegime lõkke peal süüa ja saime järgmine päev päästetud pori sees ja öösel oli isegi rahvas rääkis, et õhtul tõusis hull tuul. Algul oli täiskuu, vaatasin, see paistab meile nüüd lagi pähe, katsus on magada, kui tuli põleb taas, eks ju. Et otsa näkku, aga läks pilve, tõusis hull tuul ja läheduses oli mingi puu langenud. Enda meelest ma magasin väga niimoodi õhukese unega, aga oleme ausad, mina ei teadnud sellest mitte midagi. Aga see oli hästi lahe oli ja kogu pere oli niimoodi, sai lustida, sai planeerida, sai toimetada, ehitada, kõike sai. Et kõik olid töös, nii et sisemine laps põnevuses, sisemine naine toimetas, sisemine mees oli ikka täiesti või sees. Täiesti või sees ja laps lustis ka, kuidas jaksas, kui vedasin. Nii-öelda lõkke aseme jaoks tõin kive, aga see oli eemal. Piisavalt palju, päris mitusada meetrit, et piisavalt palju, et ühe kaupa nüri edasi-tagasi käia. Aga seda 4-5 parajat kivikärakat nagu seljas vedada väga ei jaksa ka. Siis ma murdsin kuuse oksi, aga hakkasin, siis tegin kelgu nagu.
no aga katsu sa siis neid sedasi uurakil tarida mitusada meetrit, selg hakkab ju valutama, eks. Käpuli ka ei lähe. Nüüd ma avastasin, et oi, aga mul on ju nendel soojadel pükstel on traksid. Traksid, siis saab kelgunööri teha. No need käisid küljest ära. Nii ma siis läksin lohinal. Ega ma kiiremini ei jõudnud, kui mitu korda käies oleks, aga vähemalt sain ühe korraga hakkama. Jube rahul. Lapsel nalja nabani. Ja loominguline lahendus tuli. See on minu arust ka, et väga äge. Või labida panni peal kala praadimine. Ja, just. Nüüd, kui sa võtad üleüldisemas mõttes, nüüd 4 kuud on päris pikk aeg, et kui sa vaatad tagasi, mis on niisugused võib-olla esmased muutused, mis sa näed iseendas või oma elus praegu, lisaks nendele, mis sa siin juba lühidalt oled maininud, mis sa võib-olla veel tahaksid välja tuua? Et mis on nagu väga oluliselt, nagu sa tunned kohe, et siin on need asjad on nüüd küll nihkun nagu teistmoodi või ma mõtlen või käitun teistmoodi või siin panen nüüd tähele neid asju teistmoodi. Tõenäoliselt on suurim muutus siiski minu enda suhtumises mingitesse asjadesse. Võib-olla ma, kuidas mõtlen, suhtumine nagu inimestesse kui niisugustesse on nüüd ajas minu arust päris suure muudatuse läbi teinud. No siin on muidugi erinevad põhjused. Ka nii-öelda valdkonnavahetus ennekõike on selle taga, mis ma sügisel tegin, aga see oli ka selle programmi algusega enam-vähem ühel ajal oktoobrist, eks ju. Ja siis jälgid nagu natukene, no ma võin muidugi teiste käitumist lahti seletada, pole mingit küsimust, pole probleemi, et miks inimene käitub nii, nagu ta käitub, kuni teema nagu mind ei puuduta. Aga just, et kui hakkab nagu mind puudutama, ma olen ka selles osas teinud muudatusi oma suhtumises just läbi. Kas sa tunned ka, et on kuidagi tulnud rohkem võib-olla niisugust tolerantsust ja ka niisugust respekti, et lihtsalt austad inimest selles ka nagu, et ta on omas protsessis, et okei, ma saan aru sellest, et võib-olla siis ei torma kohe, ma ei tea, tuld kustutama või siis teist muutma nagu, et pigem lased tal nagu olla? Pigem ma ütleks, et nüüd ma olen saanud taastada nagu selle suhtumise, et mina olen mina, tema on tema. Vahepeal mul läks see nagu kaduma. Just seoses selle tule kustutamiseks ma lihtsalt pidin seda tegema. Tahtsin ma siis või mitte. Sulle maksti palka isegi selle eest. Paraku jah, et mulle maksti selle eest ja seda nõuti minult, eks ju. Aga ja veel, et ja ka see suhtumine, et ta ongi omas olemises täiuslik ja seda olen ka mina omas olemises täpselt sellisena, nagu ma olen. Ja teine osapool täpselt sellisena, nagu tema on. Ja et ma nagu ei peagi midagi muutma. Et ma ei peagi seda tulekahju kustutama, ma ei peagi sinna sekkuma. Aga samas nagu hästi hea on nagu jälgida, sest midagi laseb nagu ikka autopiloodilt pisut. Aga nüüd siis ongi see stopp ees, et see kursus tuli ka selle jaoks nagu hästi heal ajal. Ajastus oli hea. Ja. Nüüd üks lisaasi ka, mis siis kaasnes selle programmiga, oli väike siis Facebooki grupp, mis oli siis kõikidel programmis osalejatel võimaluseks siis jagada oma kogemusi ja igaüks tegi seda täpselt nii, nagu tal siis võimalused või aeg või parajasti siis protsessid olid. Aga kuidas sinu kogemus oli? Kas see oli niisugune hea lisaboonus, inspiratsioon ja tugi või kuidas sellega sinu jaoks oli? Minu meelest oli see väga hea. Et just täpselt, et oli võimalus jagada ise, mis sa siis tegid või mis siis oli või avastasid või mõtlesid. Samamoodi oli võimalus siis vaadata, kuidas teistel on, eks ole, kes siis mida jagas ja siis kuidas mingitest asjadest aru saab ja siis mõtlesin, et aga see on nagu päris huvitav, et nii saab ka. Et mingid seosed võib-olla selgemaks ja see on nagu hästi hea ja seal on samamoodi on ju võimalus, et isiklikult ma kinni otseselt ei jooksnud, aga ikkagi on nagu variant olemas, et nii-öelda küsida grupilt,
arutleda, et kuulge, et siuke lugu või see teema, et mis te arvate näiteks. Et see on minu meelest super hea variant. Et noh, ei peagi otseselt ju midagi juhtuma või kinni jooksma. Ei pea sind sellepärast X kellaajal hakkama meeleheitlikult taga ajama seal meili, Messengeri, telefoni, mille iganes, eks ole, et kuule, nüüd on siuke lugu. No ei ole tegelikult ju nii. Et see on hästi hea, on see grupi variant, jah. Ja, et toetas nagu. Ja. Väga lahe. Nüüd, kui vaatame nüüd ka siis sellest kohast, et mitmed inimesed on andnud tagasisidet, et ühesõnaga Eestis on see üldse võib-olla valusam teema kui mujal maailmas, aga just, mis sinu arvamus on, et kas see väärtus, mis sina selles programmis said ja see siis, mida sa maksid, kas see oli nii-öelda siis õiglases vahekorras omavahel või kuidas sul selles suhtes tunne on? See on nüüd siuke küsimus, et oleneb, mis nurga alt vaadata. Ütleme niiviisi, et ta ei ole väga odav. Aga see, mis ma sealt sain, seda isegi ei saa nii palju rahas mõõta, ma sain kordi rohkem, oleme ausad. Et see hind võiks olla selles kontekstis oluliselt ka kõrgem. Et ma nagu ei saagi seda rahas mõõta, mis mina tegelikult sain. Ja mida sa nüüd ütleksid inimestele, kes nagu näevad, tunnevad, et vot seda kindlasti oleks vaja seda programmi, aga siis ongi, jooksevad nii-öelda selle teetakistuse, et oi, et see on ikka liiga kallis, et mis sa neile nii-öelda siis inspiratsiooniks või motivatsiooniks ütleksid? Tõenäoliselt ma kõigepealt tõmbaksin motivatsiooni maha. Öeldes, et mõtle hoolega järgi. Kas sa oled valmis enda elu eest ise vastutama? Kas sa oled nõus olema enda vastu piisavalt aus? Ja kui sa vastad nendele küsimustele ja sa leiad need vahendid, siis tee see igal juhul läbi. Ja samamoodi, kui ei ole kohe, ütleme, selle programmi jaoks raha, siis on ju hästi palju ka neid teisi variante ja pakkumisi. Rahamagnetid näiteks. Jah, et 5 eurost võid alustada või 40 eurost juba vaikselt jooksma. Et kui suudad nagu põhiküsimustele jaatavalt vastata, no jumala eest, siis tulevad need vahendid ka. Jah, et seal, kus tahe on, seal on võimalused. Just nii ongi. Ja. Nüüd sinu erilisus, 2 erinevat asja veel, mis välja tuua, et üks on see, et sa oled juba pikemat aega olnud uues energias ja mida sa arvad just uues energias olnuna see programm, et kas see oleks just soovitav, ütleme, et siis kes on teinud läbi auratransformatsiooni või siin on juba uues energias, et kas see nagu toetab neid protsesse, mida uue inimene läbi käib? Ja kindlasti ta toetab ja ta kindlasti kiirendab ja see arusaamine ja selgus, et ja kindlasti igal juhul tasub läbi teha. Et muidu nagu istud niimoodi oma põlve otsas nokid, aga nüüd sul tekib väike peegeldusefekt ja et siis on natuke parem. Just. Väga hea. Et igal juhul tasub see läbi teha, et ta tõesti neid protsesse ta toetab ja kiirendab ja saavad nagu selgemaks. Ja tööriistu ka, et mismoodi, kuidasmoodi siis paremini toimetada selles uues energias, et see on tõesti nagu täiesti nagu teine korrus, teistmoodi käivad asjad, et peab natuke õppima seda. Just. Ja see lihtsustab seda õppimise protsessi ikka päris olulisel määral. Just, et optimaliseerid nii-öelda kiiremini ja otse. Nii on. Nüüd üks teema ka, mis siin mitmed naised on kogenud ja mis on üldse meie kõigi sageli Eesti naiste teema, on künnihobuseks olemine. Kuidas sina selle teemaga toimetasid ja mis sa sellest välja tahaksid tuua? No, ja. Noh, see on jah naistele hästi, ma ei tea, emapiimaga vist kaasa antud.
Ja eriti, kui see naishing juhtub veel olema üksik ema ehk siis 2 ühes, siis on meil iseäranis künnihobune. Jah, et siis ma seletan võib-olla ka, kui keegi ei ole kuulnud, et mis see siis tähendab, et Eesti kontekstis sageli me kasvasimegi üles siis kas üksikvanemate lapsena või sageli ka ilma siis isata või siis üldse mees eeskujudeta. Ja seetõttu siis ka nii-öelda noored poisid, kes siis kasvasid sageli võib-olla nii-öelda siis nõrgema meesenergiaga kontaktiga kui muidu. Ja seetõttu ka siis sageli need naised, kes siis mingil hetkel oma elus oma partnerit kohtasid, siis kohtasidki neid nii-öelda siis võib-olla nõrgema meesaspektiga ühenduses olevad mehi, mis tähendas seda, et nad pidid siis ise võtma rohkem seda siis meesaspekti endasse ja nii-öelda siis ise olema künnihobune, ise asjad ära tegema, ise hoolitsema, ise vastutama, mis sageli läks äärmusesse, nii et ei lasknudki mehel olla mees, sest lihtsalt naine ei osanud seda olla ja mees ei osanud seda olla. Ja no minul läks ikka selle avastamiseks 15 aastat üldse aru saada, et issand jumal, milline künnihobune ja alles siis, kui tõeline kuningas tuli, siis ma sain aru, et nii saab ka, et ma tegelikult saangi lihtsalt olla vahepeal ilus ja lihtsalt tark ja lihtsalt kuningas saab aidata asju ära teha. Et ma toon lihtsalt ühe väikse näite, et mul oli üks suur sõit ees ja Maicel oli lihtsalt ilma, et mina midagi oleks öelnud, ta oli auto ära pesnud ja bensupaagi täis pannud. Et see on kuningas ja siukseid asju ma isegi ei teadnud, siuksed asjad on olemas. Ma ei teadnud, sellised mehed on olemas enne. Et väga lahe. Nii, aga mis sul selle kohta öelda on? Jah, nii on. No mis mul öelda? Et täpselt nii ongi, et teedki ise ära, no siis on asjad tehtud vähemalt, eks ju. Mina armastan tuua seda, mis on need põhilised tüliallikad, eks ole, see prügikasti näide paaris rahval, et näeg, miks sa tühjaks ei vii, eks ju. Või kõigepealt kogud seal mitu päeva, et ikka ei vii, ma pean jälle ise viima stiilis. No see on siuke minu lemmiknäide. Pojaga me oleme diskuteerinud aga nüüd on nagu see koht, et see arusaamine on olemas, ma jälgin seda. Noh, sellest väljakasvamine ilmselgelt võtab veel aega, sest kuidagi niimoodi hopp ja teed ise ära. Kui teine ei reageeri piisavalt kiiresti või ei reageeri nii, nagu minu arust mees peaks reageerima füüsilises reaalsuses, eks ole, siis ma niimoodi sujuvalt, ma teen ise ära, siis ma tean, et on tehtud ja on tehtud nii, et ma olen rahul. Et lasta nagu olla, et selle harjutada, see on sina harjutamist. Jah, et siis ongi, et sa panid seda palju rohkem tähele ja tänu sellele ka, et siis võib-olla ikkagi vahest kannatus katkes, ikka tegid ise ära, aga sa olid teadlik, et okei, et sellega ma pean tegelema ja mõnikord tõesti, kui lasid sellel kulgeda, siis nii-öelda juba hakkas vaikselt tiksuma, et see võtab aega. Tõesti kannatlikkuse proovile panek, ma tean. On, täiesti. Nüüd, kui nüüd mõtelda, et millisele või millistele inimestele see sisemise pere programm sobiks, et kellele sina seda programmi soovitaksid? Ausalt öelda, mina soovitaksin seda kõigile, kes tahavad endaga tööd teha, kes tahavad nii-öelda kasvada, endast selgemat pilti saada, täiesti sõltumata soost ja vanusest, ütleme 16 kuni 104, eks ju. Et kes on nagu valmis endaga tööd tegema kõigile? Kas mehed ka? Et mul just absoluutselt. Meest on küsinud, et mul tundub, et see on ainult mingi naistekas, et ei, kindlasti mitte, loomulikult mehed ka ja samas see annab ka mehele, vaata, ega siis naistega ei ole kaasas kasutusjuhendit ja nende mõistmine ei ole alati liiga lihtne. Just, et see annab ka nendele selgema arusaamise, samamoodi ka endast ja enda sellest nii-öelda naisaspektist. Igal juhul mehed ka. Jah, et me oleme hästi nagu just Maiceliga siin avastanud, et kui ikkagi mõlemad partnerid on ühenduses oma sisemise perega, see kvaliteet, mis meie suhtes on, ongi just ka seetõttu palju kordi parem ja seda ei tunne ainult mitte meie, vaid ka kõik, kes meid näevad koos või toimetavad, siis märkavad kohe, et issand, kui lahedad tegelased nad on ja mitu korda isegi
naised on mulle öelnud, et vaata, et kui ma näen, nüüd siin ka oli see holistilise külluse katsumuse viimase videoga, kui Michael tuli üllatuseks, et issand, su nägu läks kohe särama, onju. Et see ongi see, kui tõesti see kuninga ja kuninganna siis aspekt on koos, et see ongi see paljuneb ja see ongi see sära tuleb välja. Nii et isegi kui siis sellel mehel, kes siis programmi tuleb, veel ei ole kuningannat, mis sa arvad, kas see programm aitaks tal suurendada seda võimalust leida see kuninganna? Absoluutselt. Ja tõesti sellist kuningannat. Ja samas ka siis naistel leida oma kuningat, et ta saab selgema, keda ta tahab ja kuidas. Täpselt. Et väga palju lihtsam. Nüüd sinu puhul on veel üks lisaasi, et sina tegid ka läbi meil selle külluse seikluskoolituse, mis oli 8 kuud. Kui sa nüüd teeksid väikese sellise võrdluse, sina olid seal üsna niisuguses algfaasis, et selleks ajaks, kui 6 gruppi läbi sai seal palju asju ka muudetud. Aga nüüd, kui võrrelda praegu seda kogemust ja praegust sisemise perega, et kuidas sa tunned, et mida ükski siis andis ja mis, kui sa niimoodi proovid võib-olla mõtelda, et kui nagu esimest korda hakkaks tegema online tööd Kristaliga, et millisega sina alustaksid siis selliselt? Sellisel kujul ma nüüd isegi äkki ei oska vastata, sest ma ei ole väga kursis, mis nüüd moodiseks uue nüüd on nagu milliseks kasvanud. Kuigi mulle meie versioon ka väga meeldis. Ja oma koht on tegelikult mõlemal. Ma isegi ei oska niimoodi öelda, et kumba ennem. Olulised on mõlemad. Võib-olla sisemine pere ehk siiski ennem. Et see on, saad selle enda mina nagu rohkem paika. Sest seal on nagu teisi teemasid ka. Mis mulle näiteks praegu hästi sobis, oli see ülevaate nimekiri, tegevuste ülevaate nimekiri. Ja see aitas nagu hästi mõnusalt joonel hoida, et ikka viskasid pilgu peale, mulle niikuinii oli kogu aeg ka nii-öelda paika pandud, telefonis oli need iganädalased ülesanded tegevused, kuidas ma olin jaganud märkmikust takkapere, eks ole. Aga siis see aitas ka hästi palju real püsida, samamoodi need kokkuvõtted, vahekokkuvõtted ja et see ülesehitus oli hästi hea. Võib-olla pigem sellest alustada, et siis saad endast selgema pildi ja siis minna tuua juurde kaks uued need teised teemad. Aga oma koht on mõlemal. Just. Et olenevalt siis teemadest ka, et just see külluse seikluskoolituse peamine teema ongi siis nii-öelda see külluse ratas hästi põhjalikult läbi käia. Ja ma ise näen ja tunnen tõesti, et tegelikult see sisemise perega algus oleks nagu tegelikult kõige alus, et see aitab nagu vundamendi paika panna. Ja siis ongi ka, et inimesel sihuke hea variant võtta siis see 4 kuud selle sisemise perega ja siis sealt see 8 kuud selle külluse rattaga tulebki selline terve nii-öelda siis endaga tegelemise akadeemia aasta aega. Et mõnusalt niimoodi asjad käima saada. Nüüd, kas sul on midagi veel inimestele ütelda, kes siis näevad seda videot, kuulevad sinu lugu, saavad inspiratsiooni ja võib-olla ikkagi kahtlevad või midagi veel ikkagi ei saa oma teetakistustest üle? Midagi veel, mis sinu sees on, mis sa tunned, et peab jagama? No igal juhul, kui ikkagi kahtlevad, aga nagu südames nagu valmisolek on, tahtmine on, vahendid on olemas, aga ikka sihuke, äkki ma ikka ei saa või ei oska või ei taha või ei julge või igal juhul tasub paati hüpata ja kui on ka inimene selline, ütleme, hilise mõitseja, protsessid toimuvad nii ehk naa, protsessid on huvitavad. Tasub nautida just täpselt protsessi, et võib-olla kui ei ole ka kohe siuksed midagi käega katsutavat, aga sa ise tunned, et on vahe, igal juhul siis tasub paati hüpata. Just. Et ei tasu nagu seda peljata kindlasti mitte. Jah, et need asjad võtavad aega ja just mulle meeldib see, mis sa praegu välja tõid, just see protsess, et tegelikult see ongi
ka, et sageli kui inimesed teevad selle programmi läbi, siis sealt mingisugused asjad veel integreeruvad veel, vaata veel pikka aega takkajärgi. Meil oli siin üks inimene, kes tegi esmase selle sisemise pere pilootprojekti läbi ja ühel hetkel sattus elus siis sellisesse raskesse situatsiooni, kus see vana mina oleks siis libisenud ikkagi vanasse teesse tagasi või mustrisse. Aga nüüd vahe oli see, et tal oli sisemine pere ja sisemine pere tõusis täiesti üles, tead, nagu sisemine ülestõus. Lõpeta ära, et seda sa ei saa praegu teha enam sellisel vanal kujul, nagu tema siis harjunud oli. Ja tänu sellele ta põhimõtteliselt tema sisemine pere päästis teda sellest nii-öelda siis tagasi libisemisest mustrisse. Ja just see arusaamine või ka see tunne, mis mina nüüd nagu tunnen just teie selle grupi juhtimisega ka, et ma tegin kõik need protsessid ise ka veel niimoodi hästi sügavalt läbi, et tõesti see tunne, et ma ei ole enam täiesti üksinda, et mul on alati see minu sisemine pere on pardal, ta on alati minu poolt, ta alati hoolitseb, et minuga oleks kõik hästi. See tunne nagu nii palju kordi tugevnes. Ja samamoodi ka, et ma ei tea kuidagi, kui mina selle protsessi läbi tegin, ma Maikeliga jagasin, mis minuga toimus ja mis me nii-öelda siis protsessid olid. Ja mulle tundus, et Maikel oli ka nagu copy-paste nagu kuidagi. Paar päeva tagasi oli selline situatsioon, kus Maikel oli, siin on need hullud kiirteed ju 4-5 rida, inimesed sõidavad 112-110 kilomeetrit tunnis ja juhtus vaatama tahavaatepeeglisse ja inimesed, kui reastusid ümber, üks veoauto siis põhimõtteliselt vist põrkus teise, keegi oli siis selles pimedas nurgas ei näinud, põrkus kokku ja see veoauto siis hakkas põhimõtteliselt keerlema seal. Ja nüüd kujutate, kui sul tuleb terve hunnik mass rahvast kõik ühe kiirusega, siis seal on põhimõtteliselt käbar kollisioon on ju, et seal ei ole midagi teha. Ja mul oligi tunne, et Maikeli sisemine pere, mõtle, mis minutite nagu mäng seal oli, et ta oli eespool sellest, mitte tagapool. Ja mõnikord inimesed võivad mõelda, et see lihtsalt kokkusattumusega. Mina tõesti usun, et need asjad on tõesti nagu aitavad kaasa ja ma tõesti tänasin tema sisemist pere, et nad hoidsid ja kõik siis, kes veel edasi seal olid. Ja samas ka siis meie traditsioon, et alati, kui mingisugused sellised rasked situatsioonid on, siis saab ütelda hoponopono, et siis paluda abi nendele inimestele, kes siis sattusid sellesse situatsiooni ja kes said haiget, on ju. Et see on sellisel kujul ka nagu hästi huvitav, kuidas see sisemine pere võib avalduda ja ma usun, sina ka kindlasti hakkasid tähele panema teiste inimeste sisemisi lapsi ja sisemisi mehi, sest täitsa komöödia vahest sa vaatad, et issand jumal, näeb praegu sisemine laps jonnib täiega. Täielik, nagu jonnibki täiesti, nagu Selili maas jonnib. Ja kusjuures seda nagu paned tähele, ennem vaatasid, et hakkab jälle draamat tegema, miks ta nii teeb? Aga nüüd vaatasid, et sealt tuli latsekene välja, kellel on paha tuju. Kui on vajadused rahuldamata, siis teadki, et okei, viin talle tassiteed, rahuneb natuke maha. Või puhud seebi mulle, viid tähelepanu mujale. Ja ongi korras. Nii et väga tore. Aitäh sulle, armas Aive, imelise vestluse, inspiratsiooni, motivatsiooni eest ja mina ja meie sisemine siis pere soovime sulle imelist seiklust, toimetamist siis oma toimetamiste unistustega ja tean, et kindlasti jätkame mingil moel sinuga koostööd ikka, et sa oled selline vapper nii-öelda proovija ja katsetaja alati valmis. Ma lihtsalt tean, et sinu projektid on alati tõotavad midagi siukest ekstra präänikut. Ja põnevat, et suur-suur aitäh sulle ja imelist toimetamist ja kõike head ja kohtumiseni juba varsti. Aitäh sulle ka ja kõike vahvat. Kindlasti kohtume. Ja mahalo. Mahalo.